Katariina Papp ja ma olen üks Ringkarp asutajatest. Ringkarp siis loob üle-eestilist korduskasutatavate toidukarpide ja joogitopside ringlussüsteemi, et vähendada ühe korra pakenditest tekkivat prügi. See idee sai alguse puht isiklikust probleemist, me ei saanud toitu koju tellida, sest me ei tahtnud seda prügi tekitada. Ja tegelikult oli ka kogu aeg segadus, et millisesse prügikasti see ühekordne pakend, kas ta on biolagune või tavaline, millisesse ta käib. Ja kui me saime aru, et see käib lihtsalt olmeprügisse ja neid Eestis ümber töödelda ei ole võimalik, need lihtsalt põletatakse või ladustatakse siis prügimäele, siis see innustas nagu veel rohkem mingit lahendust otsima. Seega ühe korra pakend mis tahes materjalist tegelikult prügiprobleeme ei lahenda ja ainuke lahendus on korduskasutamine. Ringkarbiga toidukoht säästab nii rahaliselt kui ka tegelikult päriselt annab oma panuse prügireostuse vähendamisele ja seeläbi tulevad tema juurde uued keskkonnateadlikud kliendid. Ringkarbi esmane idee tuli tegelikult minu õel ja me seedisime seda kuskil aasta aega, enne kui me ta eelmise aastal jõululauas mina, minu ema ja minu õde siis paberi peale kirja panime. Ja meilt on aeg-ajalt küsitud, et kas see ringlev pakend, kas ta on üldse keskkonnasõbralik, et ega me rohepesuga ei tegele, kuna ringlevad pakendid peab ju transportima, teda peab pesema, lisaks selline väga vastupidav pakendi tootmine on kindlasti ressursimahukam kui lihtsalt ühe korra pakendi tootmine. Et vastus on see, et jah, kui ringkarpi kasutada ainult üks kord, siis ta absoluutselt ei ole keskkonnasõbralik, aga ringkarpi saab kasutada vähemalt 200 korda. Miks nagu üldse rohelist ettevõtlust teha või miks nende keskkonnateemade peale mõelda, minu jaoks siin ei olegi nagu küsimust, et meil ei ole enam varianti, me peame sellega tegelema. Ühe korra pakend on väga mugav, absoluutselt, lihtsalt võtad ja viskad selle ära, aga nii ei saa enam edasi minna, et see ei ole jätkusuutlik ja lapsevanemana on see nagu eriti aktuaalne teema, et ma tahan, et ka minu lastel oleks siin hea elada. Väga raske oli alguses leida sobivaid karpe ja väga raske oli leida midagi või sobivaid karpe, mis ei oleks toodetud Hiinas või USAs, et see, et me leidsime need karbid Euroopast, oli meie jaoks väga suur võit. Samuti on tagatud nende karpide ümbertöötlemine, kui siis eluiga lõpeb. Ja praegusel hetkel on see tagatud siis tootja juures Šveitsis. Kuna need karbid on nii vastupidavad, siis on meil aega kuskil 4 aastat, et võib-olla leida ka lähemal ümbertöötlemisvõimalusi. Õigete karpide leidmisega me tegelesime väga pikalt. Nüüdseks me teame, et meie karbid on tervisele ohutud, kõik vastavad toiduohutustestid on tehtud Šveitsi laborites ja tulemused me oleme andnud ülevaatamiseks ka Terviseametile. Väljakutseid on meil olnud, on praegu ja kindlasti tuleb ka veel väga palju, et nagu ilmselt paljudel alustavatel ettevõtetel ei ole ka meil piisavalt aega, raha ja inimesi. Samuti on kõik väga uus, et iga päev on väga palju nagu õppimist, et me tunneme ennast nendes keskkonnateemades päris hästi juba, aga kõik alates müügitööst, iduettevõtlusest, lõpetades siis selle restorani hingeelu tundmisega, et see on, millega me ei ole varem kokku puutunud. Me oleme välja tulnud nendest väljakutsetest ilmselt tänu sellele, et meie juurde on õigel hetkel tulnud õiged inimesed ja tundub, et kui sa teed nagu õiget asja, siis need õiged inimesed tulevad sinu juurde. Rohelist ettevõtlust tehes on meile tulnud väga palju positiivset tagasiside. Kõik ütlevad, te teete nii ägedat asja, te olete nii tublid, nii ägedad. Ja see annab väga palju nagu jõudu juurde, aga lõpuks on vaja ka kindlasti seda toimivat ärimudelit, sest lõpuni õhinapõhiselt ainult teha
ei jaksa. Alustavale ettevõttele kindlasti soovitan osaleda ka mõnes kiirendis või programmis, kus on oma ala eksperdid, kes aitavad vajadusel ja suunavad õigele teele. Aga kindlasti tuleb siin hoida tasakaalu, et mitte liiga paljudesse programmidesse minna, sest muidu lihtsalt koormate ennast üle. Ja kõik sellised kiirendid, võistlused, programmid, et seal saab lihtsalt ka väga palju häid kontakte, mis iduettevõtluses kuluvad kindlasti ära.